Tere Eesti, tere tulemast Välisluureametisse, tere tulemast meie territooriumile Tallinnas Rahumäe teel. Mul on tunne, et paljud teist siia pole sattunud. See on ajalooline võimalus ja mul on väga hea meel teid siin tervitada. Nagu te näete, me oleme kaitstud kõrgete betoonmüüridega. See on selleks, et kaitsta siin asutuses olevaid inimesi, siin töötavaid inimesi ja siin käideldavat infot. Me kolisime siia territooriumile umbes 20 aastat tagasi. Enne seda oli meil väike hoone Toompeal ja Välisluureamet üldse asutati peaaegu 30 aastat tagasi. Et kes tahab meile õnne soovida, siis selle aasta novembris on teil see, kui me tähistame oma 30. juubelit. Nüüd see maja, mida te siin kõrval näete, on meie uus büroohoone. See sai valmis mõned kuud tagasi ja oleme saanud lahendada oma tegevust siin territooriumil. Nii et kui sobib, piikame korraks uksest sisse. Nii, veel kord, tere tulemast Välisluureametisse. Ja nüüd juhtub asi, mida tavaliselt teie programmis vist ei juhtu. Me peame kaamera kinni katma, sest edasine teekond peab jääma väikeseks saladuseks. Aga see võtab aega umbes 30 sekundit. Aga ma räägin teile põnevat juttu ka sellel ajal. Välisluureamet, kindlasti olete koolis juba õppinud, on üks kahest Eesti julgeolekuasutustest. Eestis on 2 julgeolekuasutust, Välisluureamet ja Kaitsepolitseiamet. Ütlen veel üle, et igaüks siia territooriumile ei pääse. Siin territooriumil saavad käia ainult meie oma töötajad ja ka mõned väga valitud külalised. Sest veel kord me peame kaitsma oma inimesi ja infot, mida siin territooriumil käideldakse. See asutus on paljuski kaitstud riigisaladuse templiga. Riigisaladus on see, kes siin majas töötavad ja millistes osakondades need inimesed töötavad. Me ei tohi sellest rääkida. Ja ma tahan veel toonitada ühe asja üle, enne kui me jõuame tuppa tagasi koosolekuruumi. Et nagu ka nimi Välisluureamet ütleb, siis meie tegelema teemadega, mis käsitlevad Eesti väliseid julgeolekuohtusid. Välisluureamet ei tegutse Eesti sees, me ei tegutse Eesti siseste julgeolekuohtudega. Me näiteks ei uuri korruptsioonikuritegusid või illegaalset relvakaubandust. Sellega tegelevad teised asutused. Meie fookuseks on kõik see, mis toimub Eestist väljaspool ja see, mis võib Eestit ohuna ähvardada. Juba siis meie ühte koosolekuruumidest. Mul on väga hea meel kõiki õpetajaid ja õpilasi tervitada, eriti inimesi Võrumaal. Ma tean, et Antslast üks kool osaleb ja võib-olla mõni kool veel. Ma ise muideks olen Võru linnast pärit, et mul on väga hea meel alati Võrumaa inimesi ekraanide taga näha. Aga nagu ma ütlesin, siis see videoloeng, see üritus täna siin on väga oluline sündmus. Te olete Eestis esimesed kooliõpilased ja õpetajad, kes Välisluureametisse pääsevad. Te pääsete siia küll video teel, aga ikkagi te olete Eesti ajaloo esimesed, kes siia majja sisse pääsevad. Ja nagu ma ütlesin, tavaliselt käivad siin majas ainult meie oma töötajad ja mõned väga vähesed külalised, keda ka siis väga hoolega kontrollitakse. Näiteks kui siia majja tuleb vabariigi president või ka peaminister, siis nendelt korjatakse ära isiklikud laptopid, telefonid, ikka selleks, et kaitsta siis siin majas olevaid inimesi ja infot. Ja kui see on teie elus esimene kord, kui te üldse kuulete Välisluureametist, siis pole midagi, sest meid ongi nimetatud Eesti kõige salapärasemaks asutuseks ja mõnes mõttes võiks see ka nii jääda. Aga ma luban, et järgmise umbes 15 minuti jooksul
annan ma teile ülevaate, millega me siin tegeleme, ma viin teid asjadega paremini kurssi. Ma kavatsen rääkida täna 3 teemal. Esiteks sellest, mis tööd me siin majas teeme, mis on üldse luuramine, kelle järele me luurame ja kuidas me seda teeme. Ning lõpetuseks ma tahan rääkida ka sellest, miks me luurame ja kes on meie kõige sihitum luureobjekt. Teiseks ma tahan, et te näeksite, kui põnev tegelikult on luuretöö. Minu väike salamissioon täna on siin värvata endale uusi töötajaid, et nii mõnigi seal ekraani ees võiks tulevikus töötada just siin Rahumäe teel Välisluureametis. Ja kolmandaks ma tahan rääkida ka mõne sõnaga julgeolekukeskkonnast meie ümber ja loomulikult ma kutsun kõiki teid üles nii palju küsimusi küsima kui vähegi võimalik. Ma püüan võimalikult paljudele küsimustele vastata. Aga ma alustan siis sellest, et natuke selgitada, mis asi on üldse Välisluureamet ja mis asi on üldse luure. Luure on ilmselt nähtus, millest liiga palju ei tea. Ja ma arvan, et need inimesed, kes ütlevad, et nad teavad luurest kõike, tegelikult natuke valetavad. Sõna luure või luuramine võib teile tõenäoliselt seostuda märksõnadega spioonid või näiteks James Bond või Jack Ryan, saladused, varjamine, relvad, võib-olla tumedad päikseprillid, võib-olla ka tumedad ülikonnad, midagi hämarat, midagi salapärast, natuke nagu keelatud ja ohtlikku. Sellel kõigel, ma pean möönma, on luuramisega natuke pistmist, aga siiski ainult natuke. Kui võtta nüüd luuret kui info kogumist, siis ei erine luure kui tegevus väga palju sellest, mida teie iga päev koolis teete. Näiteks te kogute ju infot, omandate infot, korrastate infot selleks, et saada targemaks. Ja mul on tunne, et te mõnel ajal kogute ka infot näiteks selleks, et panna kokku mõni uurimustöö või kirjutada essee. Ja lõpuks edastada see karmile õpetajale, kes siis annab teile tagasisidet või halvemal juhul paneb ka teie töö eest hinde. Luure selles mõttes on väga sarnane uurimustöö kirjutamisega. Luure on info kogumine, luure on info läbitöötamine, info analüüsimine, info süstematiseerimine ja info edastamine. Vahe on ainult selles, et kui teie kogute seda infot endale eelkõige, et loomulikult kasvada haritud kodanikeks, mitte hinnete pärast, siis luurajad koguvad infot teistele, nimelt oma riigi juhtidele. Ja selleks, et need juhid saaksid langetada kõige paremaid otsuseid. Sest mida parem luureinfo, seda suurema strateegilise eelise meie riigi otsustajad saavad. Lühidalt, hea luureinfo aitab kaasa õigete ja tarkade otsuste tegemisele. Võtame näiteks Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallase. Peaminister on üks tähtsamaid otsustajaid Eesti Vabariigis. Ta juhib kogu valitsuse tööd. Kaja Kallas on see, kes osaleb Euroopa Liidu ülemkogu istungitel, kes osaleb NATO riigijuhtide kohtumistel. Ja tihti sõltub sellest, mida valitsus otsustab või mida NATO otsustab, väga palju. Sellest võivad sõltuda isegi inimelud. Ja selleks, et otsustajad saaksid võtta vastu kõige mõistlikumaid otsuseid, on neil vaja väga head infot. See info peab olema usaldusväärne, see info peab olema põhjalik ja see info peab olema faktidel põhinev. Peaminister Eestis saab Välisluureameti infot umbes 2 korda nädalas. Kui me saame midagi erakorralist teada, siis me lähme tema juurde ja edastame selle info või ma helistan talle näiteks turvalisel telefonil. Välisluureameti ülesanne ongi koguda siis peaministrile, valitsusele ja teistele otsustajatele infot selle kohta, mis aitaks Eestit kaitsta. Kui me räägime Eesti julgeolekut kujundavate otsuste tegemisest, puudutab see meie ümbruses peamiselt Venemaad. Et Eesti riigi kaitsta, on vaja aru saada, mis toimub meie piiride taga, mida plaanib Venemaa, kas siis ise või koos oma niinimetatud sõbra Valgevenega. Me tahame teada, mis on nende plaanides.
luureasutuste töö eripära seisneb selles, et meie hangime infot varjatult ja me hangime infot, mida meile vaenulikud riigid ei taha meile näidata. Nad tahavad seda kaitsta. Tänapäeval on väga palju infot ka avalikes allikates, peab oskama vaid otsida. Luurelt aga oodatakse seda teadmist, mida avalikest allikatest ei saa. Piltlikult me näppame või varastame infot. Me peame tegema seda seetõttu, et kõikidel riikidel on oma saladused. Kõiki plaane avalikult ei jagata, eriti plaane, mis näiteks käsitlevad riikide plaane arendada oma relvajõudusid või näiteks plaane kedagi rünnata. Meie ülesanne on saada teada just nendest saladustest, eriti mis puudutavad ohte Eesti Vabariigile. Ja kui me saame nendest plaanidest teada, siis saabki Eesti Vabariigi juhtkond teha otsuseid ja tegevusi, et me suudaksime nendele ohtudele võimalikult paindlikult vastu seista. Nagu te teate, head õpilased ja õpetajad, siis Eesti sõjaline kaitse põhineb meie oma iseseisval kaitsevõimel, reservväel ja kollektiivkaitsel ehk siis NATOl. Ja nagu te teate, siis see reservvägi vajab kokku tulemiseks natuke aega, selleks, et asuda siis kaitsepositsioonidele. Ja meie ülesanne siin Välisluureametis on anda Eesti kaitseväele võimalikult pikk eelhoiatus, et nad saaksid oma väe piltlikult valmis panna. Ja luure, nagu me siin majas räägime, ongi Eesti riigikaitse eesliin. Kui Eesti luure ebaõnnestub, siis võib juhtuda, et me ei suuda oma riiki kaitsta. Ja me ei tohi luures kindlasti ebaõnnestuda. Kindlasti huvitab teid ka see, kuidas luuretöö päriselt käib. Kui teie istute suure osa päevadest koolis, loodetavasti, tundides, siis mida teevad luurajad? Ma räägin teile paari sõnaga, mida teevad luurajad. Lühidalt ja lihtsalt on väga raske sõnastada, kuidas luuretöö käib. Ka mina jään tihti õhtuti hätta, kui minu lapsed küsivad, millega ma täna tööl tegelesin või kuidas ma luurasin. Seda on väga keeruline kahe sõnaga öelda. Me ei tule lihtsalt tööle ja ei hakka luurama igapäevaselt. Luuretöö on väga mitmekülgne meeskonnatöö tulemus ja selleks on vaja väga erinevate oskustega inimesi. Ühelgi selles majas töötaval inimesel ei ole ülikooli haridust või teaduskraadi luuramises. Nad on kõik oma spetsiifilise luurevaldkonna eksperdid. Ma räägin teile, millistes valdkondades meie inimesed siin majas töötavad. Esiteks, siin majas töötavad luurajad, kelle igapäevatöö on luureinfo hankimine inimestelt. Nende töö on kõige rohkem selle moodi, mida võite näha luurefilmidest. Nad reisivad maailmas erinevatesse kohtadesse, tihti ka ohtlikesse kohtadesse. Nad oskavad märkamatult liikuda, nad oskavad tuvastada jälitust, nad oskavad ka ise inimesi varjatult jälgida. Ja nad oskavad inimesi, kes omavad meile huvitavat infot, koostööle kallutada. Põhimõtteliselt on need inimesed, kes saavad igasugustes erinevates olukordades väga hästi hakkama. Teiseks, siin majas töötavad ka inimesed, kes töötavad laua tagant. Näiteks kasutavad nad oma väga häid arvutioskusi selleks, et hankida luureinfot erinevatest võrkudest või süsteemidest või arvutitest. Kolmandaks, siin töötavad inimesed, kes hangivad infot erinevatest signaalidest, näiteks raadiosignaalidest, mis levivad õhus. On inimesi, kes töötavad välja erinevaid tehnilisi abivahendeid. Bondi filmist kindlasti on teile tuttav härra Q. Samamoodi on meil meisterlikud insenerid ja leiutajad, kes valmistavad ette seadmeid, et luuretöö paremini saaks korraldatud. Siin on tööl inimesi, kes otsivad piltlikult nõela hinnakuhjast. Näiteks ühte kindlat rahaülekannet miljonitest teistest ülekannetest. Ja siin töötavad ka inimesed, kes korrastavad infot. Samamoodi nagu teie koostate uurimustöö, panevad analüütikud info kokku, seda infot on palju, aga nemad peavad oma luureinfo mahutama 1-2 leheküljele või mõnele PowerPointi slaidile. Ja siin töötavad ka inimesed, kes töötavad teiste maailma luureasutustega koos, näiteks CIA või MI6-iga, aga ka paljude teiste luureasutustega maailmas. Meie anname nendele luureasutustele infot ja nemad annavad meile oma infot vastu. Ja viimaseks, siin töötab ka mitmeid inimesi, kelle tööks on luurajate toetamine.
sest luuramine on meeskonnatöö. Tihti filmides te näete, et üks staar päästab kogu maailma poole tunni jooksul, tegelikult nõuab luuretöö väga mitmekümnete inimeste tiimitööd, mis annab siis kokkuvõttes võidu. Aga mis ühendab kõiki neid inimesi siin majas on see, et meile läheb Eesti Vabariik, Eesti Vabariigi julgeolek väga korda ja me tahame Eesti riiki kaitsta. Nagu te aru saite, luuramine on väga põnev töö ja ma väga loodan, et igaüks teist on juba välja valinud, millises luurevaldkonnas nad tahavad tulevikus kätt proovida. Nüüd, kui ma olen selgitanud, kuidas luure toimib, räägin ka väga kiiresti sellest, mis maailmas toimub ja nendest ohtudest, mida luurajad jälgivad. Kõigepealt ma tahan teile öelda, et Eesti Vabariigile ohtu ei ole. Me oleme turvaliselt kaitstud, me oleme vabad ja iseseisvad, me oleme NATO ja Euroopa Liidu liikmed, meil on korralik kaitsevägi, me ei pea kartma. Aga me peame olema valvsad, sest me elame väga agressiivse naabri kõrval. Ukrainas juba käib üle 20 päeva sõda, millist me pole Euroopas varem näinud. Meie siin asutuses oleme jälginud sündmusi Ukraina ümber juba viimased kuud ja väga täpselt jälgime sündmusi, mis praegu Ukrainas toimuvad. Me peame ka teadma seda, et meie naaber Venemaa kahjuks ei ole demokraatlik riik, kus asju otsustab rahvas. Venemaal otsustab asju üks inimene, president Putin, kes on aastate jooksul teinud kõik selleks, et ainult tema saaks langetada kõiki otsuseid ja tema ei ole kunagi eriti rahva tahtega arvastanud. Kui inimesed tulevad näiteks Venemaal meelt avaldama, siis nad vangistatakse, kui nad protestivad sotsiaalmeedias, siis nad saavad trahvi või kaovad lihtsalt ära. Venemaal näiteks ei ole vabasid valimisi. Valimistulemused on otsustatud juba enne valimisprotsessi lõppu. Venemaal ei ole vaba meediat, kus inimesed saaksid vabalt arvata, mida nad arvavad. Ja Venemaa sõjavägi ei keskendu kahjuks ainult enda kaitsmisele, vaid Venemaa arendab välja ründevõimeid ja Venemaa ka reaalselt ründab teisi riiki. Me ju kõik mäletame aastat 2008, kui Venemaa ründas Georgiat, 2014, kui annekteeriti Krimmi poolsaar ja tungiti Ida-Ukrainasse ja nüüd on siis käivitunud täiemahuline sõda Ukraina vastu. Ja on paratamatu, et meie naaberriik Venemaa käitub täiesti vastupidiselt sellele, mida meie siin Eestis 21. sajandil peame inimlikuks, mida me peame õiglaseks ja kokkulepitud seadustel põhinevaks. Rõhutan, ma räägin Venemaa riigist, ma ei räägi Venemaa inimestest. Venemaalased on enamuses samasugused inimesed nagu kõik meie, nagu teie. Nad tahavad elada rahus, nad tahavad käia koolis, nädalavahetusel perega aega veenta ja nende unistuseks tõenäoliselt on uue iPhone'i saamine, nagu meil kõigil. Ja paljud venemaalased ei taha elada diktaatorilikus riigis, aga nad ei saa seda muuta, sest sellega kaasneb oht nende ja nende lähedaste elule. Nüüd 24. veebruaril tegi Venemaa sammu, mis tundub 21. sajandil võimatu. Venemaa alustas suuremahulist sissetungi Ukrainasse. Venemaal oli plaan kiiresti vallutada kõik Ukraina suuremad linnad ja sundida Ukraina valitsust lahkuma. Venemaa tegi seda üsna suure jõuga, piiridele koondati 200 000 sõdurit, piltlikult umbes poole Tallinna linna jagu inimesi. Aga Ukraina on ennast 21 päeva jooksul väga vapralt kaitsnud. Nad ei ole nõus alluma Venemaa presidendi tahtele, nende jaoks on vabadus kõige olulisem. Lõpuks, Ukraina sõda näitab meile, et jõuga ähvardamine ja jõu pealesurumine ei ole meie maailmast kadunud. On endiselt neid, kes arvavad, et võivad jõuga võtta selle, mis neile ei kuulu. Eesti-sugune riik, me peame sellega arvestama, sest me ei saa oma geograafiat muuta. Venemaa on ja jääb meie naabriks ja me peame sellega arvestama, kui me arendame oma kaitseväge, oma luureasutusi, oma liitlassuhteid. Ja vajadusel tuleb meil ka relvaga oma riiki kaitsta. Head õpilased, ma tahan, et te läheksite siit tunnist minema hea tujuga ja rahuliku südamega. Ma rääkisin teile sellest, kuidas luure toimib, mis on meie ohuhinnang. Te ei pea muretsema Eesti riigi pärast. Tehke rahulikult seda, mida te peate tegema. Käige koolis, saage häid hindeid, olge head
lapsed oma vanematele. Naljaga pooleks, teie võite rahulikult magada, sest Eesti luurajad magavad üks silm lahti. Ja ma nüüd loodan vastata mõnele küsimusele, mis on teie poolt tulnud. Esimene küsimus, väga hea. Küsimus siis sellest, mida peab õppima, et Välisluureametisse tööle saada. Kas ajateenistuse läbimine on oluline? Mina soovitan õppida erinevaid asju, sest nagu ma ütlesin, siin majas ei ole hariduselt luurajad tööl. Siin on psühholoogi haridusega inimesi, biolooge, küberkaitsespetsialiste. Kui te peate midagi valima või tahate valida, valige mõni eksootiline keel, õppige hiina keelt, õppige vene keelt, õppige küberkaitset, IT-teadmisi, neid kõiki on Välisluureametis vaja. Ajateenistuse läbimine Eestis, nagu te teate, on kohustuslik. Me eeldame, et kõik Eesti Vabariigi poisid, kes siia tööle tulevad, on ajateenistuse läbinud. Loomulikult, kui teile on tehtud erand, siis me sellega ka arvestame. Ja ma soovitan ka tüdrukutel ajateenistuse läbida, aga tüdrukutel ei ole see praegu eeltingimus. Järgmine küsimus. Miks mina tahtsin luures töötada? Mina olen töötanud Kaitseministeeriumis alates aastast 1999 ja aastal 2016 tegi toonane minister Hannes Hanso mulle pakkumise asuda luurejuhiks. Ma olin luurevaldkonnaga natuke kokku puutunud, aga ma tahtsin teada rohkem. Ja need peaaegu 7 aastat, mis ma olen siin asutuses olnud, on olnud minu elu kõige põnevamad aastad. Et kui keegi teist tahab tulevikus luurejuhiks saada, siis seda ametit ma kindlasti kõigile soovitan. Järgmine küsimus. Kui meie juurde tahte tööle tulla, siis kas peaks juba täna piirama oma sotsiaalmeedia kasutust? Tegelikult vastus on ei. Pigem tekitab kahtlusi see, kui te lõpetate tänasest oma sotsiaalmeedia kasutused, panete kõik oma sotsiaalmeedia kontod kinni, pigem see äratab kahtlusi. Et kui te siia tööle tulete, siis meie julgeoleku inimesed lepivad kokku, kas ja kui palju te võite oma sotsiaalmeedia kontosid kasutada, pigem jätkake nende kasutamist, aga kokkulepitult siis meie maja erinevate spetsialistidega. Siis on siin väga hea küsimus, mida ma alati saan, kes on Eesti James Bond. Mina ei ole Eesti James Bond, mina olen Eesti M või nagu minu ees- ja perekonnanimi näitavad MM. James Bondid töötavad siin majas, neid on siin mitmeid. Eesti Vabariigis ei ole ainult ühte James Bondi, aga nad on kindlasti palju targemad kui James Bond. James Bond tavaliselt lõhub asju ära ja eriti infot ta koju ei too. Meie James Bondid teevad asju teistmoodi. Siis on küsimus sellest, kui palju me teadsime Ukrainas algavast, kui palju me Ukrainaga suhtleme. Me jälgisime Ukraina ümber toimuvat juba alates eelmise aasta oktoobrist nii ise oma luurevahenditega kui oma liitlastega koos. Me teadsime päris pikalt ette, et see, mida Venemaa plaanib piirid taga, on midagi tõsisemad kui ainult suuremahulised õppused. Ja Ukrainaga me oleme suhelnud läbi mitmete aastakümnete, nad on olnud meile väga head partnerid, neil on väga head luureinfot. Ja loomulikult praegu on Ukraina partneriteenistustega või luureteenistustega suhtlemine natuke raskendatud, aga me siiski teeme seda. Igapäevaselt me vahetame infot, püüame neid aidata nii palju, kui me suudame. Ikka selleks, et Ukraina suudaks oma iseseisvust kaitsta. Siis on siin küsimus, kas luures töötajatel võib elu ohus olla? Ma arvan, et igapäevaselt mitte, aga kui me töötame vaenulikus keskkonnas, kus jälgitakse meie tegevusi, siis me peame olema kindlasti tavalisest palju ettevaatlikumad. Ja meie inimesed kõik läbivad väga põhjaliku väljaõppe, et nad on nendeks olukordadeks valmis. Nii, need küsimused on mul nüüd vastatud. Kas tuleb veel küsimusi? Ei tule. Siis ma soovin teile head tunni jätku ja ma väga loodan, et mõnegagi teist me kohtume siin majas ja räägime uuesti törts luurejuttu, aga siis palju põhjalikumat.
aitäh ja tervise kõigile!